ema Pärja Tiidemann sündis Käsmus jõukas Otsatalus. Minu isa Evald Männik sõitis purjelaevadel ja aurikutel kaugsõidu esimese tüürimehena. Kadeduse hoos kaevas külamees tema peale ja ta saadeti Gulagi vangilaagritesse. Meid viidi Siberisse hiljem. Olime naabri õues, oli kevadine päev, ilus päiksepaisteline ja lumi oli sulamas, oli palju loikusid. Mõnus oli lastel. Aga mõnus ei olnud see, mis meid eesotas. Eesotas pikk reis. Nii nagu meile öeldi, et tuleb asjad kokku panna tunni aja jooksul. Võib kaasa võtta toiduaineid, tarberiistu. Siga sai tapetud mõni aeg tagasi. Ta oli parasjagu sooldunud, tünni täis oli seda. Vanaema, vanainimene ei osanud taad mõeldagi, kui kauaks meid viiakse ja mis see kõik tähendab. Võttis patjapüüri ja pani paar tükki liha kaasa, et läheb vaja ehk, et tuleme tagasi, eks me siis sööme edasi siin, aga tema ei tulnudki tagasi. Ema oli targem inimene ja taipas seda olukorda natuke paremini. Võttis selle lihatünni täiesti tühjaks, pani need lihatükid suurde kotti. See oli vist isegi tekikott, kui ma eksi. Sinna mahtus. Ja see hoidis meid elus tükk aega seal kaugel maal, kuhu meid siis viidi. Sõit algas siis 25. märtsil 1949. Rong liikus väga aeglaselt. Meid lükati lihtsalt jaamadest tupikusse ja me pidime ootama. Koht, kus me siis võisime rongist välja tulla, oli Abakan. Me sattusime jõe äärde. Jenitsei oli see. Laius oli kilomeeter. Pandi siis kuskil elama, et neid palkpaju seal oli. Need olid nagu tühjad. Nad olid ehitavad ilma alusmüürideta muldrikutena. Niisugune mullavall oli ümber maja. Päris suur tuba oli, aga sinna mahtus 5 perekonda. Lutikaid kohutavalt palju. Mida imet küll nende vastu ette võeti, aga nad olid ikka olemas. Mina sain seal 5 aastat vanaks. Vend sai 7. Seal oli meil laste vabadus. Jõesaared ja kohalike venelaste paadid. Nendel saartel, kus me nende paatidega käisime, kasvasid punased sõstrad. Nad olid metsikud, aga nad kasvasid täpselt samasugused nagu siingi. Samuti hapuoblikad. Me olime tõesti nagu loomad, nagu lehmad, kes ahmivad seda rohtu. Asuslikuga oli oma, et neil olid ilusad urud, niisugused mitmekäigulised, mitme suuga, et kui ühest kallasid vett, et teda välja saada, siis tema lipas teisest august hoopiski välja. Aga miks me tahtsime meid püüda, sest et iga susliku naha eest sai rubla. See nahk tuli maha võtta ja kuivama panna naeltiga niimoodi. Siis ta kuivas ära ja siis osti kokku, et sai nagu natuke mingit raha. Muidugi meil oli puudu see toidust. Kuhud olid tühjad. 1953 suri Jossi ära. Me kandsime kõik neid kalstukeid, eks ole, need punaseid. Aga kui Joss suri, siis oli vaja sellele kalstukile rant õmmelda. Must loomulikult. Seda oli kohe tunda, et eestlased rõõmustab. Siis vene inimesed nutsid, pisarad silmas. Kui me Eestisse tagasi jõudsime, leidsime eest tühjaks riisutud kodutalu. Vanaema Elisabeth Männiku pidime matma Siberi mulda. Isa oli lõpetanud 2 merekooli. Ta oli kaugsõidu tüürimees ja tal keelati igasugune meresõit. Karm elu Siberis ei suutnud murda minu ema. Ta elas 93-aastaseks. Meie sunnitud Siberi elu kestis 7,5 aastat.